Kui kell lõi südaööd, ärkas jõulupuu kõrval seisnud pähklipurustaja ellu, valmis alustama oma salajast missiooni. Ta kutsus kokku oma usaldusväärse meeskonna Kella, Tähe, Kuuli ja Ingli, et jagada nendega öise seikluse plaani. Pähklipurustaja juhatas oma meeskonda ettevaatlikult läbi elutoa, vältides hoolikalt magavate pereliikmetega kokkupuudet. Jõudnud tühja nurgani, andis pähklipurustaja märku alustada selle ala kaunistamist, kasutades salajasi varusid. Kuul hakkas osavalt kuus kehtima, samal ajal kui Ingel ja Täht aitasid kaunistusi paigaldada, kõik pähklipurustaja valvsa pilgu all. Kui nurk oli muudetud säravaks jõuluimedeks, vaatas meeskond uhkelt oma tööd, kel helises vaikselt kiituseks. Järgmisena suundus grupp kööki, valmis levitama jõulurõõmu ka seal. Köögis asus meeskond innukalt tööle. Pähklipurustaja seadis üles piparkoogimaja, Kuul kattis aknalaua tulukestega ja Ingel riputas ukse kohale mürdikimbu. Lõpuks asetasid nad lauale taldriku täie küpsiseid ja klaasi piima koos käsitsi kirjutatud märkusega jõuluvanale. Kui koiduvalgus hakkas aknast sisse paistma, naasid pähklipurustaja ja tema meeskond oma kohtadele, jättes maha imeilusa jõulumaailma ootamas pere ärkamist.